Nipped-näpped. Lugesin suurest raamatust, mis 1913. aastal sakslase kirjutatud, et Saksamaa seisvad suure revolutsiooni ees, mis toob kaasa suured välimised sõjad ja ühiskondlikud pöörangud, varjujättes Prantsuse suure revolutsiooni. Sakslane julgeb seda kõike sellepärast ette kuulutada, et tema usub eneses geeniust, suurt vaimu, kes on avanud ajalooseadused, mis seletavad minevikku, olevikku ja tulevikku. Neis seadustes on kirjutatud, et Saksamaa pääseb revolutsioonist ja välissõdadest Mannermaa käskijana, nagu Inglismaa tänini olnud merede valitseja. Ettekuulutus on ilus. Isegi täide kipub teine minema, ainult ei otse ega vastooksi, vaid omal viisil. Nõnda näeme veel kord, et ettekuulutused, olgu nad suurtes või väikestes raamatutes, tulgu nad geeniuste või jumalate poolt, on ikkagi täbarad asjad. Peapõhjus peitub selles, et nii hästi inimesed kui jumalad armastavad võimatuid asju. Armastavad luulet, nii et mõnikord arvamine võib tõusta, nagu armastaksid nad valet. Kui aga kainelt asja peale vaadata, siis poleks ju mingit suurt tarkust vaja, et täide minevaid ettekuulutusi sepitseda. Näituseks, mäletan päris selgesti, et enne jõulusid, kus petrooleumi põud kõige kibedama lõi, pime külataat mulle ütles, pärast 3 kuningat on päev juba kukesammu pikem. Sel korral valutasid mu küljed suurest magamisest, aga ometi kahtlesin ma pimeda ettekuulutuses. Nüüd näen siiski, et on tõsi, sulatõsi. Päev on kukesammu juba pikem. Paar päeva tagasi kinnitas keegi et ilm minevat kevade poole. Tõenduseks nimetas ta, et vana valge juba tallet toonud. Läksin vaatama, täitsa nõnda. Vanal valgel on talled, kaksikud. Üks valge, teine must, mitte ühtegi punast. Miks on see teine must? Isasse läinud teine, näe kui kähar vill aina krubis kohe. Või isasse, isa on siis must kui sutt. Siis pole muud loota, kui aina musti ja valgeid. Mihaseid siis veel, kas või punaseid. Heit naeris. Siputa või siidi, aga punast ei tule. Ja Heit oli oma ettekuulutuses kaljukindel nagu pime taatki, kui ta ütles, et pärast pühi on päev kukesammu juba pikem. Aga ma usun Heite niisama vähe kui taatigi. Sellepärast kuulan igalt vastu tulijalt külamehelt, kas lambad juba tallesid on toonud ja kas on mõni kogematagi punaseks ripatatud. Aga ikka sünnivad mustad ja valged, aina mustad ja valged. Näib nagu oleks Heidel otse Saalomoni tarkus, kes armastanud öelda kõik kordub, või nagu tunneks ta seda hulluks läinud sakslast, kes ilmale otsa ette kirjutas igavene tagasitulek. Kõik kordub, kõik tuleb tagasi. Hulk aega oleme lausunud, suur rahupõlv on taeva all, hulk aega on enne meid sedasama motiivi korratud. Kaua aega, meie ei teagi, kui kaua aega. Kõige põhjalikum rahupõlv leidub küll India mõtteilmas, Buddha nirvaanas. Seal on ainult puhas paljas olemine. Veel puhtam olemine, kui seda esitab kiviriik. Kristlaste taevas oleks nirvaana kõrval õige elurikas, õige müraline. Sellepärast ei pea mitte väga imestama, kui budalane kristlast barbariks, metslaseks ja lapsikuks nimetab. Mõned julgevad tõendada, et Euroopas on tõusmas uus paganlus. Ei armastata enam õndsuse riiki, mis kõrgel, vaid teda tahetakse siin maa peal sisse seada, nagu Heine juba sellest laulis. Aga ka see maapealne taevariik peab mingisugune rahuriik olema. Igavese õigluse ja headuse riik, kus puuduvad rõhujad ja rõhutud, kurnajad ja kurnatud, sõda ja taplus.
raske on teada, kas see unistatud maapealne rahuriik lähemal on kui taevas loodetu. Aga ühest ei saa mööda. Ustakse taevariiki, ustakse unistust, ustakse võimatut, ustakse ja rikutakse ligimeste rahu, unistatakse rahu nimel, ustakse ja tarvitatakse vägivalda, ustakse ja valatakse verd, ustakse ja ähvardatakse ikka suurema verevalamisega. Ei tea, kumma rahuriigi usk suurem õnnetus on, aga õnnetused on nad seni mõlemad, kui nad tekitavad viha, kurjust, vägivalda. Taevased usud kuulutatakse isiku eraasjaks, millal tehakse ometi maapealsete uskudega sedasama. Millal lõpetatakse pühad talitused mingisuguse usu nimel ja hakatakse ka maapealist elu korraldama meeltega tabatud andmete põhjal. Meile on kaua õpetatud, et meie tõsine kodumaa pole siin, vaid kuskil kaugel õhu- ja eetriruumis. Aga halvasti armastame seda tõsist kodumaad. See on meile päris selge. Enam ripume selle paiga küljes, kus me sündinud, kasvanud, elanud, kannatanud, rõõmugi maitsnud. Kus me ka elame, aga sinna kodupaika kipume imelikult tagasi. Me talitame, nagu seda teeb rändav lind. Ööbik otsib endise lepa ja toome tihniku kevadel üles. Kuldnokk mäletab tuntud puuõõnsust, toonekurg ratast puuladval või maja katusel. Aga need, kes kuulutavad maapealist rahuriiki, kinnitavad, et vaesel ei ole kodu ega isamaad, et vaene on vaesem kui loom, keda köidab teatud paik. Võimalik, et neil õigus on, väga võimalik. Aga jätkem see ja tuletagem meelde sõnu. Lindudel on pesad, rebastel augud, aga inimese pojal pole kohta, kuhu oma pea võiks panna. Näete, meie püüame eetririigi õpetusest eemale, aga imelikul viisil kisub ringi käiv mõte meid sinna poole tagasi. Inimese pojal pole maa peal ulualust ja sellepärast õpetab ta, et ihaldatud ulualune on kuskil mujal. Vaesel pole kodu ega isamaad ja sellepärast olevat terve maakera tema isamaa, õigem maakera alles siis, kui unistatud rahuriik sisse seatud, unistatud rahuriik, mille keegi sakslane juut kui vääramata tõe ette kuulutas. Nagu teine sakslane ette kuulutas 1913. aastal, et suur ilmasõda algab Saksa sisemise revolutsiooniga. Vaes, see tähendab proletaarlase kogu maakeraline kodumaa tuletab väikest pilti meelde. Närudes poiss, käed põhjata püksitaskutes, küsib tõsiselt. Mis maksab ilm? Poisil ei ole peale närude midagi. Ta ei või midagi osta, mis ilmahimu äratab. Sellepärast on ükskõik, kas ta küsib, mis maksab õun või mis maksab ilm, sest üht ega teist ei saa tema kätte. Ainult uskuda võib ta, et ta kord mitte ainult õuna, vaid ka kogu maakera omaks saab. Õndsad on usklikud. Usklik ütleb, tema olevat kristlane, teised paganad. Usklik ütleb, tema olevat muhameedlane, teised kiaurinud. Ikka sagedamini ja pimedamalt hakkab usklik kordama, tema olevat proletaarlane, teised kodanlased ning ta näib või teeb, nagu usuks ta tõepoolest, et ta 2 sõnaga midagi oluliselt on selgitanud. Aga juba on palju neid uskmatuid, kes arvavad, et aeg oleks sikkude ja tallede lahutamine jätta. Et aeg oleks unustada kristlus ja paganlus ning toonitada inimlust. Millal tulevad need uskmatud, kes avalikult õpetavad, et proletaarsus ja kodanlus on juba sõnateel, sõnakõlksuks muutunud või et nad on kõige libedamal teel sinna poole. Millal juletakse lausa päeva ajal korrata, et kui loobute hingeõnnistust, püüdes sikkuda ja talleda lahutamises, siis on häbi. Siis on loogiline ja tundmusline barbaarsus. Sikud ja talled ühiskondlikust
õndsuse väravast sisse poetada. Millal julgeb kõige õigeustlikum proletaarlane kaasvennale öelda, oleme eeskujulikud kodanlased, armastame oma hütti, oma maalapikest, armastame suuri ja arusaamatuid sõnu, armastame meelitusi, armastame oma pahesid, kui voorusi teistele peale sundida. Armastame rikkust ja logelemist, armastame isandat mängida, ülbet, tujukat isandat, armastame kaasvendi rõhuda, armastame elada kui puu metsas. Kes nõrgematest ei hooli, armastame elada kui vagad metslased, kelles südametunnistus ainult ehk siis piina valmistab, kui ise oma kasud hooletusse jätame. Küsisin mitmelt, millal seda kõike ilma vihata ja halvaks panemiseta juletakse, aga keegi ei teadnud. Mina ka ei tea. Peaksin vististe Heide poole pöörama, kelle uut kaksikut toonud, tema ehk teab. Aga ma kõhelen, viivitan, pelgan, kardan, et ta vastab. Ikka mustad ja valged. Aina mustad ja valged, ei kunagi punased, ikka isasse või emasse, aina isasse või emasse, ei kunagi lastesse. Anton Hansen Tammsaare aastal 1918.